Hei, ja täna räägime sinuga jälle sellistel põnevatel teemadel. Ja esimene asi, mida ma tahan sulle öelda, on see, et sa võid absoluutselt mulle kirjutada või märkmeid teha endale ka, et ma loodan, et saad hästi palju kasu sellest seeriast, mis on need märgid. Nii et tihti me ise ei teagi, et meil need märgid on, aga selleks ongi siis vaja aru saada, et vau, sihuke asi on, et väga-väga põnev, et ma saan seda kõike oma elus hakata nüüd muutma, on ju, sest tegelikult peab neid asju hakkama siis muutma. 8 märki, et sinu sisemine laps vajab tervendamist. Nii et see on nagu üks selline väga oluline teema, sest ma näen, et inimesed püüavad igasugu asju teha, aga kui nad tegelikult ei tea, kuidas töötada selle sisemise lapsega, siis on ikkagi inimene kurb, ta on väsinud, on ju, ta on depressioonis, ta on ärevuses. Nii et võib-olla alustame siis sellest, et ma küsin sult esimese küsimusena, et kas sa oled märganud, et mõni olukord puudutab sind palju sügavamalt, kui see peaks? Võib-olla mingi asi nagu lihtsalt tuleb see väike haavunud laps välja, et sul võib kehas tulla või sa teed midagi, mis tagantjärele mõeldes ei ole mõistlik, on ju, ebaproportsioonne. lihtsalt see emotsioon tuleb välja, sa lihtsalt pead midagi tegema. nii et see on see asi, mis on sisemine. Laps on ärevuses, siis see välises kestas on kohe näha, et sisemine laps on mures, ärevuses. Inimesed teevad sundkäitumist, sõltuvused, kõik on seotud selle sisemise lapsega, on ju. Nii et võib-olla ei reageeri ainult see täiskasvanu sinus. Ja kas sa oled märganud, et mõni olukord puudutab sind palju sügavamalt, kui peaks? Näiteks keegi lükkab sind ära, näiteks keegi ütleb, et ei taha su sõber olla või tahab suhet lõppeda, aga sa ikka käid akna taga passimas. Või sa lihtsalt ootad väga seda kirja või et ta midagigi vastaks sulle. Mõnikord ei reageeri sinus ainult see täiskasvanu, on ju. Mõnikord reageerib see väike laps, kes pole kunagi saanud seda armastust, turvatunnet või kinnitust, mida ta vajas. Et su vanemad võib-olla on teinud perfektse töö enda arust, võib-olla sina ka ei ole midagi ette heita, aga ikka on see sees see tagasilükkamise hirm, vajadus saada tunnustust, konfliktihirm, piiride seadmise probleemid, sisemisest ebapiisavuse tundest tingitud teemad, on ju. Ja see sisemine lapse tervendamine ei tähenda mineviku muutmist. Ma tahan seda ka sulle öelda, et see ei ole mineviku muutmine. See tähendab õppimist andma endale täna seda, mida sa kunagi vajasid. Jah, nii et hästi-hästi erinev sellest tegelikult. Nii et käime läbi siis need erinevad 8 märki. Ma olen endale siin märkmeid teinud, millest ma täna tahan rääkida sinuga. Esimene märk on kardad tagasilükkamist. Et isegi väike eemale tõukamine teeb väga haiget. Et sa märkad, et sa ei taha olla, et keegi ütleb ei sulle. Kuidas see võib välja näha tõsissuhetes või sõpradega, sa pigem ei kutsugi kedagi endale külla või välja või sünnipäevale või sa isegi ei korralda mitte sünnipäeva, sest äkki inimesed ei tule, äkki sa oled üksi, äkki sa oled paaris sõbraga. Selline tagasilükkamise hirm. Võib-olla sa ei pane kunagi oma pakkumist müüki, on ju, sellega, et äkki ei meeldi, äkki sa ei räägi sellest, mida sa tahad teha. Nii et see on kõik sisemise lapse teemad, on ju. Ei taha teha telefonikõnesid, on ju. Jah, ei taha teha müügipakkumisi. Nii et märk number 2 on see, et sa vajad palju tunnustust, et sa otsid pidevalt kinnitust, et sa oled piisav. Mismoodi see välja näeb? See näitab see, et sa vajad palju tunnustust ja siis on need etteheid partnerile, abikaasale, mis iganes töötajad, töö ülemusele, et ta ei tunnusta mind ikka ma ei tunne, keegi ei ütle aitäh, et ma iga päev tööl käin, onju. Jah, nii et noh, kui sa eriti ettevõtja oled, siis keegi ei ütle sulle aitäh, et sa kõike seda teed, onju. No võib-olla mõni kliendi tagasiside või klient ütleb ka, onju, aga see ei ole igapäeval, et oo, ma olen kell 8 täna juba siin kontoris, et aitäh, Heidi, et sa oled 8 saadik kontoris, onju. Nii et sa otsid pidevalt kinnitust, et sa oled piisav. Märk number 3, kardad eksida, nii et eksimine tundub ohtlik. Pigem ole pisike, ole seal turvatsoonis, tee tasakesi niimoodi oma liigutusi, onju. Märk number 4, solvud kiiresti. Kriitika tundub rünnakuna. Nii et sa solvud kiiresti on tõesti selline asi, mis võib siis juhtuda. Nii et sellest me oleme rääkinud ka eelmises episoodis.
Märk number 5. Tunned ennast sageli ebapiisavana, ükskõik kui palju sa saavutad, et tunned ennast ebapiisavana, et see on nagu, paraku on nii, et alati on new level, new uued väljakutsed on ju, jah, iga uue tasemega uued. Et kui mina ka saan mingi asja valmis, on ju, siis tähendab seda, et ma olen tuleb suht uus idee peale, uusi asju teen, on ju, ei ole nii, et on, oo, ma ei tea, mis teha, on ju, küll ei ole mitte midagi teha ja tiimil ei ole mitte midagi teha. Et mul ikkagi tuleb, ohoo, teeks sellise webinari näiteks, tänagi tuli, on ju. Märk number 6. Sul on raske piire seada, tahad, et kõik oleksid sinuga rahul. Märk number 7. Püüad kõiki päästa, sest oled õppinud, et sinu ülesanne on teiste eest hoolitseda. Jah. Märk number 8. Sa ei oska oma vajadusi väljendada. Sa loodad, et teised märkavad neid ise. Nii et vaata, kas need märgid, need on kõik sisemine laps, et ta ei ole rahul omadega, onju. Ja me tihti ei ütle, siis me mõtleme, et oo, ma nii tahan, et kõik noh, kui ma ütlen oma sõbrale, et ma midagi tahan teha, siis see sõber ei ole selgeltnägija tihti, onju. Ta ei tea, et sa tahad neid asju. Minu abikaasa tihti ütleb, et praegu enam ei ütle, aga varem ta ütles, et ma ei ole selgeltnägija, ma ei oska sulle öelda, mida sa tahad, onju, või ma ei oska seda näha, et sa seda vajasid, onju. Ja nüüd ma hästi selgelt olen juba aastaid, onju, meil on nii pikk, üle 20 aasta abielu koos. Ma väga oskan talle öelda täpselt, et kaardistada, mida ma vajan ja mida ma tahan, onju. Nii et ei hoia seda enda endale. Nii et anna mulle edasi siin kommentaarides, mis olid sinu suurimad kaasavõtted sellest episoodist, onju. Ja, ja ma hästi julgustan sind, et broneeri kõne minuga heidiplumberg.ee kalkulis 15 numbrina, ma panen selle lingi ka siia alla ja teine asi stardi.ee on see koht, kus on igasugused webinarid, asjad, kuidas kõigega nüüd sisemise lapsega hakata toimetama. Nii et hästi vajalikud teemad minu arust on ju. Ma arvan, et sulle ka. Aitäh, et kuulasid ja ma loodan, et see pani sind natukene mõtlema ja aru saama, et kui sa juba tegeled sellega asjaga, siis sa oled õigel teel. Ma tahtsin ka öelda seda, et kui sa oled selles enesearengu valdkonnas, siis luba, ma teen sulle sellise suure energeetilise pai, sellepärast et see on raske. Seepärast väga paljud seda ei tee, on ju, eriti mehed, jah. Nii et kui sa juba tegeled sellega, selle sisemise lapsega, siis mul on olnud kliente, kes tuleb mu vastuvõtule, istuvad mu siin teisel pool ja siis nad ütlevad, see on sellepärast, et tead, Heidi, et ma mõnikord ma tundsin, et ma jätan ühel hetkel pooleli, see oli lihtsalt nii raske. Ja see ongi raske, nii et jah, aga teisel pool on ilus. Inner peace, sisemine rahu, rõõm, vabadus, armastavad suhted, palju raha, mida iganes sa tahad, on ju, see on kõik seal teisel pool, nii et tasub nende teemadega tegeleda, ma niisama ei räägi sellest. ma loodan sulle ilusat, kõike head, et sa oleksid eriliselt armastatud ja tunneksid seda ka ise täna.